Direktor Annika Lepik. Ma olen natukene imestunud, et ma olen Maidu lemmikinimene. Väga armas, aitäh. Süda sulle siit kohe ja siit. Kas mind on hästi kuulda? Ja. Väga tore. Kas kellelgi on kõht tühi? Ei. Kas kellelgi on kõht väga täis? Kas kellelgi on pea tühi? Aga kes kellelgi on pea igasuguseid mõtteid täis? Väga tore, erinevad variandid. Mulle väga meeldib see saal. See saal on nagu mikrobioom. Erinevad värvid, erinevad inimesed, erinevad elusorganismid nagu teie. Väga muljetavaldav on siit vaadata. Tänase teema olen ma kokku pannud tänu nende inimeste abile. Jah, ma olen neid kuulanud, nende raamatuid lugenud, nendega arutanud ja nende sõnu selles ettekandes kasutanud. Me räägime siis mikrobiomi seisust, seede tervise seisust, me räägime seostest, me räägime unikaalsetest võimalustest, mida me saame enda kohta teada ja ma usun, et te saate kõik rohkem aru, mis toimub teie imelises kõhus. Ja need küsimused, mis ma küsisin, ei ole juhuslikud teie hetkeolukorra kohta. Minul küll natukene keerab täna kõhus, aga see pidi olema alati esinemise puhul hea märk. See tähendab seda, et sa elad veel, et sul on emotsioonid, et sa tunned. Seede elundkond algab sellel hetkel, kui te pistate midagi endale suhu. Suust kuni väljutamiseni toimub see. Seega siin on kenasti näha, kui pikk on toidu teekond ja nii kiiresti nagu siin pildil see asi ei tööta. See võtab palju rohkem aega. Mul on väga hea meel, et koolis räägitakse seedesüsteemist, nagu Mait ütles. Aga meditsiinis ja tegelikus elus räägitakse sellest üha rohkem, aga me teame sellest siiski liiga vähe. Ja me kindlasti vajame rohkem informatsiooni, et seda kõike teada. Õnneks olen mina sattunud ja teie olete sattunud võib-olla kokku võimalusega analüüsida, kas siis teha kakaproovi läbi endale test või siis kasutada Cincino balance testi. Ja sellest testist ma täna rohkem räägingi, kuna see on unikaalne, fenomenaalne, mida rohkem ma nende inimeste lugusid kuulasin, nende teadlaste publikatsioone lugesin, seda rohkem ma sain aru, et ma olen nagu miljoni võidu lähedal tegelikult. Kui ma suudan selle asjaga siin kõik korda saada, siis ma olen praktiliselt lisaks rakutervisele nii fenomenaalselt korras, et ise ka nagu ei usu, et see soolestik on nii oluline teema. Ja ma katsungi selle rääkida täna lihtsalt ja arusaadavalt ma vähemalt loodan, et see mul õnnestub. Seega, Cincino on välja toonud olulise teema, et seede tervis, funktsionaalne tervis on väga oluline. Ja kui me nägime alguses siin seda elupääsvat balance testi ja arusaamist, et meil on rakumetabolism korras, siis nüüd me räägime seede tervise metabolismist ja need mõlemad on unikaalselt tähtsad meie funktsionaalse tervise jaoks. Oi, ajupilt on. Nüüd te kindlasti mõtlete, et mul on midagi sassi läinud. Mul on aju, seesama, mis meil siin on meie kõhuga väga seotud. See on kuskil 1,5 kilogrammi ja mehed te juba kindlasti nägite selle hea pointi ära, et teie aju on raskem.
ma ei tea, kas see ka hea märk muidugi on, teil on rohkem õli vaja selleks, et teda tasakaalustada, teil on rohkem tegusid vaja selleks teha, et see hästi töötaks. Ma ei lugenud välja, kas see raskem aju ka nagu targem on, ma vähemalt ei tea seda. Aga lootus on, kui kasutada piisavalt õli, väärtuslikke toite, siis kindlasti. Ja aju on siis, nagu te nägite, kuskil 1,5 kilogrammi keskmiselt ja meie soolestik, kui ta on täitunud toiduga, võib olla isegi 5 kilogrammi. Ja soolestiku all, millest ma täna rohkem teile räägin, ma ei räägi kogu seedetervisest, kõigest sellest, mis suust läheb ja välja tuleb, vaid ma räägin sellest, mis on peensool, jämesool ja mikrobioom. Ja kogu see mikrobiota, meis elav ökosüsteem ja aju, meie tööriist on omavahel tihedalt seotud. Ja eestlased on hästi targalt öelnud, et armastus käib kõhu kaudu. Tõepoolest, kui siin on asjad hästi, siis meil on fenomenaalne võime tunda kõiki emotsioone, tunda ennast hästi õnnelikult. Ja see peab paika absoluutselt ka üldise tervise mõistes. Seega, eriline motivaator elus ja armastusele, mis on kõige ülevam vorm üldse, et me oleksime õnnelikud ja terved, on vaja enne mikrobioom saada tasakaalu. Ja selleks funktsionaalseks mikrobiomiks on vaja meil erinevaid elujõulisi baktereid, probiootikume, millest me ka räägime rohkem, prebiootikume, mis on kiudained, ja meie kõhus peab olema kodurahu. See peab olema kõik õnnelik elukeskkond, õnnelik abielu, õnnelik kooseluvorm, õnn on väga tähtis, rahu ja parasümpaatiline elustiil, hea une ja liikumisega. Kõik need sellised mõnusad klassikalised tervisliku eluviisi üldised soovitused on täpselt sellega seotud. Ja loomulikult on meil vaja erinevaid metaboliite, millest ka me kindlasti rohkem räägime ja mida me saame ka palju fermenteeritud toitudest. Seega, kui tahate tunda armastust, siis mõelge, et me peaksime tegelema kõhuga. Kui armastus on elus ära kadunud, sööme paremat toitu, ehk tuleb tagasi. Nii, mikrobioom. Mikrobiomis on meil 2 olekut. Seal on ka sümbioos, kus on kõik külluses ja armastuses, kus on erinevaid baktereid ja seal on mitmekesisus ja siin on oluline see, et oleks funktsionaalne see kooselu neil. Ja dysbioos on siis tasakaalustamata, kus on väga vähe erinevaid koostuseid, erinevaid baktereid ja kus ei ole siis sõbralikud suhted. Siin on erinevaid terviseriske välja toodud, mis võib juhtuda, kui on üks või teine variant teie mikrobiomis. Ja kindlasti kohe, mida rohkem on erinevaid funktsionaalseid baktereid, on see tervist toetavam ja see on nagu roheline värske muru, mida on kastetud, kus elavad lilled, liblikad, putukad, kõik õnnelikult koos ja kõik tärkab ja annab teile ainult seda rõõmu ja elujõudu juurde. Ja teine variant, mis on dysbioos tasakaalustamata soolestik, on selline kuivanud laikudega, kuivale jäänud, selles mõttes, et ei ole kastetud, seal ei ole piisavalt erinevaid eluorganisme. See on selline hale vaadata. Ma päris palju näen seda, kusjuures Hispaanias käies, et tegelikult need alad, mis on kastmata, siis need on tegelikult siis kuivale jäänud. Ja need on ohtlikud meie tervisele, et hakkavad vaikselt toimetama siis meie elustiili haiguste kasvu suunas kahjuks. Meie mikrobiomile lisaks tänane teema on see, et peensool ja jämesool mikrobioom on erilise luubi all. Ja see test, millest siin meil on õnne kogeda, praegu Gut Health test, mis tuli just oktoobris Oslost, presenteeriti ja sellega on nii palju aastaid töödeldud, näitab ära selle, kas meie soolestik ehk siis peensool, jämesool ja mikrobioom on funktsionaalsed. Siin ei ole tähtis see, et kui palju meil erinevad baktereid on, see on oluline, aga see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, mis siin toimub. Kas see, mis meie kõhus toimub, on meie jaoks piisav ja kas see töötab meie kasuks? Tundub loogiline, et kas kõik saavad intressi, kes meie sees on. Seega, läheme
läheme siis funktsionaalse meditsiinilise lähenemise juurde, sest see hindab soolt ja mõtteselgust. Doktor Helen Lasniga vesteldes ma sain teada seda, et meie tänapäeva meditsiinis, kui näiteks kellelgi on meeleoluhäired, siis ravitakse koheselt seda meeleoluhäiret. Ehk antakse siia ravimit, antakse siia antidepressanti, muid ravimeid, aga sellega see arst ei tegele. Ja kui inimesel teadlikkust ei ole, siis ta meeleolu küll paraneb, ta võib-olla saab edasi funktsioneerida, aga siin on ikka probleem. Ja võib juhtuda nii, et ta kukub jälle sinna samasse auku, kui ta midagi ei muuda. Sellepärast ongi soolestik niivõrd tähtis. Kuna kõiki aju virgatsaineid, neurotransmittereid toodetakse soolesüsteemis ja me ei taha neist mitte millestki ilma jääda. Need kõik on meie õnneliku elu jaoks üliolulised, et neid toodetakse. Samamoodi unehormoon ja kuskil 75% rahvastikust vaevleb uneprobleemidega. Ja see test aitab hästi palju aimu saada, miks see nii võib olla. Aga nagu te ilmselt juba isegi mõtlete, et siin peab olema mingi loogiline seos, et ma räägin ajust alguses ja siis ma räägin korraga siin olevast peensool, jämesool ja mikrobiom. Jah, nad on omavahel ühenduses. Ja nad ei ole lihtsalt ühenduses, me mõtleme, vaid neid ühendab reaalne uitnärv. Vaagusnärv, heal lapsel mitu nime, soole, aju, telg, eesti keeles öelduna. Ja uitnärv ongi siis peamine sidekanal soolestiku aju teljel ja sealt liigub meile soolestikus siis ülesse, alla, igatepidi see informatsioon. Kindlasti võib tekkida teil küsimus, et kus see informatsioon tuleb, et kus ta alguse saab, tegelikult ei teata. Kas siis kõhust tuleb aju, igatepidi nad omavahel liiguvad siin. No näiteks, lihtne näide, kui praegu teilegi on puhitustunne, tahaks lasta kõhutuult näiteks, siis teie aju ütleb selle peale, oi, sinu konverents praegu ei sobi, pärast poole kannata ja teil juhtubki see asi, et ei lase seda. Kui teil tuleb number 2 soov praegu näiteks peale, siis jälle aju ütleb, oota kannata. Praegu me oleme sulgurlihase kõvasti kinni, et siit ei tule midagi välja. Aga kui te kõht koriseb, seda aju ei saa nagu ära keelata teie kõhukorin võib kosta isegi seal lavale, muideks ei kuule praegu. Aga see saate aru sellest mõttest, eks ju. Et aju ja soolestik teevad koostööd, aga kus täpselt signaal tuleb, seda alati ei saa kindlaks öelda. Aga meie soolestiku seisund mõjutab otseselt, missuguseid mõtteid me mõtleme, et mis meile siin ajus siis toimub. Ja samamoodi, missugune on meie immuunsustase ja kõik see edasi-tagasi informatsioon on uitnärviga seotud ja hästi-hästi oluline. Ja samamoodi siis, et uitnärvist veel rääkides, et ta on selline ilus, ta ulatub igale poole laiali, ta ei ole üks selline toru, mis käib üles alla, vaid tal on ka siis nagu siirded, võra, nagu ilus puu, ütleme niimoodi, nagu ma olen kuulnud sellist näidendit, igale poole meie kehas ja ta ulatub meie organite juurde ja organid saadavad sinna ka impulsse. Seega me saame öelda, et see on üle terve meie keha ja saadab igale poole siis signaale. Ja kuna uitnärv on ka keha rahunemisnärv, siis te võib-olla olete kuulnud, et tehakse uitnärvi selliseid protseduure, rahustav hingamine, meelerahuruum, kõik sellised parasümpaatilised võtted on uitnärvi stimuleerimiseks väga olulised. Ja tõepoolest, et ülioluline telg on siis meie sees ja see test aitab ära hinnata siis missugust informatsiooni üles-alla meie uitnärv saadab. Ja nüüd asja juurde, test ise. Kui paljud siin saalis olijatest on teinud selle analüüsi? Väga muljet avaldav, sest Eestis ei ole nii palju tehtud, kui on tehtud balance test, mida on tehtud 1,6 miljonit. Ma isegi täna ei vaadanud hommikul, et kui mis see tänane skoor on Gut-Health testil, aga vist kuskil 10 000 ligi. 100 saab muideks vaadata. Ja see on hästi lihtne, selles mõttes, et samasugune vereanalüüs, et ei pea kartma kakaproovi pärast, eks ju, et seda on ebamugav teha, näpuotsa veri, aga see erineb natukene siis teistest testidest, et seda peaks tegema rahuolekus. Ja soovitavalt siis 10 tundi söömata joomata
ja enne testimist ei ole mõistlik teha ekstreemsusi, seda tuleks teha tavalises olukorras. Et kui teil on just maraton selja taga, mingi ärevad olukorrad, ma ei tea, peretüli või lihtsalt olete üliõnnelik, saite just, ma ei tea, abiellumisettepaneku, siis see kõik mõjutab meie meeleolu, meie virgatsained ja nii edasi, et seda ei ole mõtet teha väga erutuma tulekus. Ja loomulikult ka pidutsemine, alkohol ei sobi ja peale seda, kui te olete hommikul, soovitavalt hommikul selle analüüs teinud, lasta tal siis kuivada 10 minutit ja siis ära saata teda labvei.eu kaudu Vitase laboratooriumi, Norra laboratooriumi poole teele või siis saadab ära inimene, kes teile seda testi teeb. Väga lihtne ühesõnaga, 3 nädala pärast saate vastuse ja see on hästi tähtis, kui te vastuse saate, et mismoodi loete seda. Oi, see testikeskkond on nii põnev, kõik need teadlased ja on seda juba mõtestanud ja rääkinud. Lugege see kõik läbi, seal on nii palju soovitusi, aga ma üritan täna rääkida siis lihtsalt, et mida see test näitab omamoodi, nagu lihtsamalt seda välja võtta. Ja miks üldse seda testi teha? Usun, et te olete juba aru saanud endale selle, kes on teinud, need on saanud tulemused. Aga miks teha sellist testi? Sest teil on vaja teada ilmselgelt oma tervise kohta, kui see teid huvitab ja ma ei tea ühtegi inimest, keda päriselt tervise ei huvita, seda, mis on teie mikrobiomi funktsionaalsus. Mitte seda, kui palju erinevaid baktereid on, mitte seda, mis te arvate seal olevat, vaid tegelikult see test näitab ära, kas see kõik, mis teil siin toimib, toetab teie südant, aju, meeleolu ja kõike, üldtervist ka. Ja kohe siis vaatame lähemalt seda. Kas see tundub teile põnev? Tore. Esimene indeks näitab ära siis üldise skoori kõikidest näitudest. Ja sellel inimesel siin on väga hästi läinud, see on tema esimene analüüs, üldine skoor on väga kõrge. Nii et ei pea olema skoorid madalad. Siin on siis soole tugevus, saame hinnata. Seda sama saame ka hinnata, kuidas siis uitnärv teie siis, kas ta on tugev, kas ta lekib, kas teie soolestikus on lekkeid, et üldine soole tugevus. Immuunainevahetus ja seda, kas teil on piisavalt mikroobe. Kui mikroobe ei ole piisavalt, siis ei saa see gut health indeks ka väga kõrge olla. Ühesõnaga ta näitab ära kõikide funktsioonide sellise keskmise näidu ja siin on nagu väga hästi läinud. Kui juhtub niimoodi, et need näidud ei ole nii suured, et siin on mida suurem, seda parem, siis juhtub nii, et teil tuleb ka soovitused ja soovitusi saab kindlasti väga teraselt sealt lugeda ja neid ma soovitan väga teraselt ka jälgida, mitte ainult lugeda, kindlasti ka teha neid. Et tuleb suurendada kiudainete tarbimist, fermenteeritud toitude tarbimist, mis on siis hapendatud, kääritatud toidud ja polüfenoolid ehk marjad, köögiviljad suurendada, omega-3 rasvhappeid, seda, mida siin valati just kanistrist, eks ju, Viktorile suhu, et saada seda. Ja tuleb teha toetavaid liikumisi, toetavaid tegevusi ehk liikumist, und parandada, toitumist parandada ja viia ennast parasümpaatilisse närvisüsteemi. Väga olulised. Järgmine, mida ma olen siin ära toonud, on see, et siin on sellised asjad nagu plussid. Vaata, neid ei ole meie testikeskkonnas. See tähendab seda, et see positiivne näit, IPA tase on väga positiivne näit. Mida kõrgem ta on, seda parem. Ja see näit näitab ära selle, kas teie seedetervis on väga hea või on teie üldtervis väga hea. Mida kõrgem näit, seda parem on ka teie tervis, mitte ainult seedetervis, et see on unikaalne näit. Ja see näit on siis ka seotud teie soolebarjääriga, kas ta on terviklik ja siis selline ei leki ja kas seal on kärsku ka siis oksüdatiivne kaitse, ehk ta ei ole ka siis kahjustatud elustiili pärast ja ei ole nii-öelda roostatavas positsioonis, vaid ta on selline mõnus haljendav. Ja seda näitu saab ainult siis,
kõrgelt hinnata, kui teil on piisavalt soolest ja baktereid saadud toidust. Seda mitte kuidagi meie inimese rakud ei tooda, seda toodavad ainult soolestikubakterid toidust ja jällegi me jõuame mille juurde. IPA vajab häid naabreid ja mikroobe, erinevaid funktsionaalseid tootjaid, et olla heal tasemel ja tal on ülioluline ühe bakteri olemasolu, mis tavaliselt inimestel on, kes söövad köögivilju, mida me saame ka natuke mullasemast porgandist, mida me saame juurde, võite uurida seda, ja enamus inimesel IPA tase kõrgena on olemas ja me ei pea kuskilt mõõtma seda bakterit. Ja see mingi tähendab seda, et te olete söönud piisavalt erinevaid looduslikke asju, et see IPA tase saab olla kõrge. Nii, järgmine näit on mikrobiomi immuuntugi ja siin jällegi, nagu te näete, on sinna plussid ja miinused. IPA on see positiivne, te juba teate, et see on seedetervise ja üldtervise positiivne näit ja küneariin on siis selline asi, mis on stressi ja põletiku näit. Ja need näidud omavahel on suhtesse pandud ja mida suurem see, kõrgem see tase on, seda parem on. Ja sellepärast, et kui IPA-t on rohkem, ehk seda kasulikku on rohkem, siis küneariini ei saa olla nagu ülekaalus. Siin on nagu see põhimõtteliselt, mina tegin selle asjaga selgeks, see on nagu see omega 6 ja 3 suhe. Et praegu võiks mõelda niimoodi, et omega 6 on see küneariin ja omega 3 on IPA ja kui te saate aru, et omega 6 on liiga palju, siis omega 3 ei saa domineerida. Et see tähendab, see tuhe tuleb viia tasakaalu. Võib-olla see on kõige mõistetavam inimestele, kes on balance testiga tööd teinud. Ja tuleb siis tõesti seda IPA keskkonda muuta väga heaks ja selleks on just lihtne see, et me muudame paremaks oma toitumist ja vähendame ultratöödeldud toite ja loomulikult süsivesikuid tärkleseid, millest palju ühiskonnas räägitakse. Et päris toit on see, mis toetab ja siia tuleb juurde ka valk. Et valk hakkab ka siin nagu domineerima nendes näitudes. Ja väga hea soovitus on lõpetama mikrofloora tarvitamine patupäevadega ja süsivesikute preemiatega, et tegelikult need viivad teie mikrobiomi täiesti sassi. Nii kui te teete oma korralikku toitumist ja siis teil on selline tervislik dieet ja siis te lähete sinna patupäevadesse, siis mikrobioom tegelikult ei saa aru, mida te lõpuks teete. Et pigem võiks seda hoida sellist ühtset fooni, et signaal on muidu vale. Nii, ja nüüd me jõudsime järgmise näiduni, mis on 2 positiivset näitu. IPA ja tryptofaan mõlemad on positiivsed näidud, nad on pandud omavahel suhtesse. Ja siis siin on niimoodi, et kuna me saame tryptofaani aminohoppena, saame vaittoidust ja tema aitab meil siis toota serotoniini ja melatoniini, siis nende omavaheline koostöö ja suhe annab meile märku sellest, kas teie toitumine ja mikrobioom koos töötavad. Ja jällegi, nagu ma ütlesin, ei ole oluline see, et kui palju teil erinevaid bakterid on, vaid see, mismoodi nad koos töötavad, mismoodi jõuakse koos protsessi. Ja siin on nagu väga head tryptofaani allikad ja siin tuleb jälle valgud. Nii loomsed valgud kui taimsed allikad tuleb välja ja tuleb suurendada tryptofaani allikaid oma menüüs, et seda koos IPA-ga tõsta. Ja mida parem see siis on, seda mõnusam jälle meie tervise näit on. Ja meil on hea olla ja kõht on kaua täis, süsivesikud isuvad ära ja tasakaal on olemas, võin teile täiesti kinnitada, et väga palju inimesed seda juba kogenud. Nüüd me jõuame järgmise sellise näiduni, kus on miinus ja pluss koos. Ja siin on vaja madalamaks. Stress peab olema madalam, loogiline, eks ju. Ja on hästi huvitav, et kui tryptofaani hulk on veres kõrge, siis ta ei lase meil seda negatiivset küneariini toota nii palju. Ja siis tänu sellele, kui meil küneariini on vähem, on meil ka siis palju parem hormonaalne ja virgatsainete tootmine ja väheneb ka siis oksidatsioon ja immuunstress. Ühesõnaga tryptofaani kasuks tuleb teil nagu süüa asju. Ja elustiil on taaskord stressi vähendamine, kvaliteetne uni, regulaarne liikumine, vähem ülitöödeldud toite ja süsivesikuid. Kas pole lihtne? Nii, ja nüüd.
nüüd hakkavad tulema lahendused. Et kuna see test andis teile kindlasti aimu sellest, et meil on ülioluline kiudainete olemasolu menüüs, mis on kõik taimsed allikad. Näete, siin on näha. Mulle tundub, et mingi paastuperiood hakkab, et me unustasime kõik loomsed valgus ja panemata peale siis piimatoodete. Aga see ei tähenda, et loomseid valke ei tohiks süüa. Piimatoodetest me saame valke, me saame, siin on fermenteeritud toidud, siin on hästi polüfenoolide rikas, kiudainete rikas menüü, probiootiline menüü ja siis siin on X-tendi koostis, mis samamoodi saab toetada inimesi, kui inimesed ei söö piisavalt polüfenoole ja meie õli toetab hästi palju ka meie soolestiku olukorda ja kurkumiin, piperiin koos, meil on olemas oma täiesti selline seedetervist toetav lisa, kes ei ole sellega veel tutvunud, siis kindlasti ikka tutvuge. Ja Synobiotic ja Viva on nüüd 2 asja, millel ma natuke rohkem peatun. Synobiotic on kiudainete segu, siin tuli hästi palju oli kiudainetest juttu, et need paranevad. Kindlasti, kellel ei ole testid head, ma soovitan väga lisaks tavatoitumise muutmisele, elustiili muutmisele võtta juurde kiudainete segu. Ja üks hea nipp on Vivaga. Ja Vivaga me nüüd siis oleme praktiseerinud sellist asja, see on siin Viva, see on safrani baasil, siis närvisüsteemi lõdvestaja ja võib-olla te panite tähele, et kõik näidud on seotud sellega, kas teil on parasümpaatiline närvisüsteem ja Viva on see, mis lõõgastab teie aju ja närvisüsteemi ja annab sinna toitaineid. Kui iga toidukorra alguses öelda endale, ma olen rahulik, ma olen lõdvestunud, mul on hea olla, siis teie aju hakkab seda uskuma, isegi siis, kui te seda ei ole. Piisab tegelikult ajule anda signaale, kõik on korras, kõik on hästi. Te võite võtta ennem söögikorda Viva, see aitab kindlasti kaasa. Te võite ennem söögikorda kuskil, ma ei tea, pool tundi näiteks ennem teda võtta kiudaine, see tasakaalustab ära veresuhkru, annab jällegi signaali, et kõik on korras, joote ära see rahulikult, ütlete, et kõik on korras, kõik on hästi. Et see saate niimoodi luua omale heaolu. Ja nüüd ma mõtlen nii, et ma olen seda rääkinud päris palju, mulle tundus see nii lihtne, see tundus tegelikult nii keeruline teema ja nii lihtsalt rääkida, kui võimalik, ma proovisin seda, ma ei tea, kas see mul välja tuli, eks te mulle pärast ütlete. Aga kui te praegu mõtlete, et oot, mida ta nüüd siis ikkagi rääkisin? Et okei, ma olin Pärnus, laval oli valgenahaline, keskealine, tumedapäine naine ja rääkis, et soolestik ja aju on seotud uitnärviga ja mul on vaja süüa palju värvilist toitu, kiudaineid, mul on vaja põletik maha võtta, ma pean olema rahulik, ma pean hästi magama, ma pean liikuma. Kui te seda kõike mäletate veel praegu, siis teil on pikaajaline mälu. Siis on päris hästi. Aga kui te mäletate seda, et laval oli keegi naine, ta rääkis midagi sellest mingistest soolestiku asjadest ja midagi ta seal rääkis ja ta hääl oli selline, siis ta nägi välja selline, pole hullu, siis teil on väga hea lühiajaline mälu, pole hullu. Aga kui te võtate vastu otsuse ja teete selle analüüsi ja saate vastused, siis on teie ajus transmitterid omavahel koostöös, nad on midagi juba kuulnud selle testi kohta. Teil on juba eeltöö tehtud ja aina lihtsam on rääkida inimestele, kellel on mingisugusedki mälestused, seosed tulnud, kas või sellest, et keegi kuskilt rääkis natuke sellel teemal. Nii et ma annan teile lootust, et kui see testi rääkimine hakkab, siis te mäletate sellest rohkem ja saate sellest tänu sellele tänasele kuuldule palju rohkem aru, sest ajukeemia töötab nii, et ta on seotud meil ja meil on juba olemas seal igasugused seosed, mida me oleme saanud kõhus signaalidena aju ja vastupidi tagasi. Et see kõik on ainult kasuks.
seega, nüüd palun hingake rahulikult, et teil mingi õht rahuneks. Ja ma näen, et siin saalis on üks keskealine valgenahaline mees, kes väga tahab seda testi saada. Ma loen praegu tal täiesti, tal on see 1,5 kilogrammi aju. Natuke rohkem soolestik on väga tühi praegu, kuskil on 3-kilone. Jah, ma toon selle testi sulle. Aitäh mind kuulamast.